ja siin me oleme jõulumaal Tartu Raekoja platsil Valguskülas ja siin on üks jõulurahva esindaja Miga Keronen. Kohe arutame, kas see on kuidagi soomlaste pärusmaa. Ja mina olen Epp Petrone ja te võite kõik siia meie telgi juurde tulla ja vaadata, mis me siin teeme. Mis me räägime? Kui ma siia tulin, siis ma mõtlesin selle peale, et Miga paneks sulle ka punase mütsi pähe ja sina millegipärast ei tahtnud panna punast mütsi pähe. On sul nende punaste mütside vastu midagi? Ei ole, aga ega ma siuke juba natuke vanem mees. Vanem inimene ja ma ei tulnud siia päkkapikuks täna, et mingit siukest tervisepõhjust. Sa tulid siia Minu Karjala raamatu esindajaks, sest Minu Karjala on sinu raamat, Karjala on sinu maa, seal sa oled sündinud, kasvanud. Meie üle planeedi oleme kuidagi võtnud selle endale pähe, et jõuluvana on pärit Lapimaalt. Kuidas moodi Karjalas sellesse suhtutakse ja arvatakse, kas on see nii, et Lapimaa on see koht, kus koha pealt on tulnud jõuluvana? Jaa, Korvatunduri on selle koha nimi. Ta asub Lapimaa Kainu maakondade kandis, nii et kõik Soome lapsed teavad, et pukki jõuluvana tuleb Korvatundurist. Korvatunduri, mis see eesti keeles tähendab siis? Korv on kõrv ja tunduri on mägi. Vaata, kui huvitav, et tegelikult ei ole Lapimaa, te ei ütle Lapimaa, sest minu teada on niimoodi, et see piirkond, see on tegelikult Saamimaa. Et nad nimetavad ennast saamlasteks ja ka väga paljud on seda teemat, et tegelikult neile ei meeldi, et neid kutsutakse Lapimaaks. Oled sa kursis sellega? No natukene olen. See, kuidas Soome riik on suhtunud saamidesse läbi ajaloo, on ikkagi päris õudne. Et kes tõesti nagu inimõiguste eest tahab võidelda, siis on seda võitlust võimalik väga edukalt käia Soomes saami teemadel, et ei pea ronima plakatitega meelt avaldama mõne muu rahvuse osas, et need on ikka tõesti on põhjuseid, saamid ise ei taha, et neid kutsutakse laplasteks ja mina arvan, et me võime neid lugu pidada sellest nende arvamusest ja ütlemegi saamid ja Saamimaa ja asjants. Nii et ütleme niimoodi, et jõuluvana on Saamimaalt, mitte Lapimaalt ja sellega me ei solva saamlasi. Jah, see on, ega ma ei ole ikka seda sõna Lapini väga kasutanud küll, et ta on vananenud sõna, kuigi põhiline on ju see, kuidas inimene suhtub vähemustesse või kuidas inimene suhtub rahvussümbolitesse. Mina ütleks ka, kuidas inimene suhtub lippudesse. Tartu linn on alati väärikalt on lippudega läbi käinud, aga minu jaoks on täiesti talumatu see et Eesti lipu või Soome lipuga käiakse ringi seal, kus ei ole see väärline see koht. Või kui inimene ise pole väärikas, et kui jalgpallifänn oma lipuga on ikka purjakil, siis minu meelest on see juba lipurüvetamine. Kuidas on rahvariietega Soomes? Et vaata, minul on täna, kuigi ma ei ole seto, aga ma armastan setosid ja mul on oma seto rõivis natukene seljas. Ma tean seda, et igasugune rahvarõivaste kandmine on ka üsnagi poliitiline vestlus, et kas tohib siis ikkagi niimoodi natukene ja ka see, kes ei ole selle rahva esindaja. Kuidas teil seal Karjalas ja Lapimaal, Saamimaal nende asjadega on? Võt siin tuleb ka mängu see, et tihtipeale inimesed tahavad provotseerida, nad tahavad tähelepanu, aga samas kui see tuleb hästi välja, et kui Poplaul ja Cher omal ajal kandis sellist Pohjanmaa piirkonna
vööd, mida kannavad ainult mehed ja kuhu nad oma pussnoa panevad rippuma, aga kui Popliaul ja Cher kannab seda ja laeva peal madrustele teeb rokkvideod ja tal praktiliselt muud seljas ei olegi kui see vöö, siis on see ikkagi väga cool. Et alati on see, et sa pead ikkagi välja kandma seda, et kui, no see ongi totter, et kui mina paneks näiteks praegu siin pähe Saami 4 tuule selle mütsi, nii. Sa kannaksid selle välja, ma arvan? Ei kannaks ja ma ei tea neid, võt seal ongi see, et ma ei kannaks seda välja ja ma ei tahaks seda ka kindlasti teha, sellepärast, et eriti Saami rahvariietel on väga suur sümboolne tähendus sellel, mis ja kes kannab. Ja see kellegi solvamine nüüd ei ole küll minu meelest väärt seda, et kanda, et mina olen lahe, et tasub ikka mõelda, et mida ja kuidas riietuda, ma arvan. Aga on see siis sinu arust hea mõte, et mul on siin päkapiku müts ja seto mantel? No ei saanud isegi aru, et see on seto mantel. Ahsoo, no jah. Aga kui me läheme tagasi jõulujutu juurde, et millised on Karjalas sellised sinu lapsepõlvest peale meeles jõulutraditsioonid, kas seal käis päkapikku akna taga, kas seal on mingisugused toidud, mida alati tehakse? Karjalas on väga palju toite, mida tehakse ahjus hautades ja mina lähen ka siin hautama praegu Karjala praadivarsti, et see oleks õhtuks jalkamänguks kell 5 valmis, kui kontra tuleb tühja kõhuga minu juurde ja siis on kõikvõimalikud kaalikavormid, porgandivormid, kuhu ka tihti pannakse siirupit, mis teeb nad magusaks ja loomulikult kõige rahvusroaga ongi see huvitav lugu, et kõik räägivad, mis on hea rahvuslik toit. Aga kui me viime näiteks kaalikavormi oma külalistele siin Suppilinnas või Tartus, enamasti me ise sööme selle kaalikavormi seal ära ka. Kaalikas ja suhkrusiirup, kas kaneeli ka panete? Ei, sinna kaneeli ei lähe, aga kaalikas tuleb lihtsalt ära keeta ja siirupid sisse ja oli äkki koor või piim ja siis ahju ja natuke riivsaia ka peale ja siis võib teha selliseid väikseid vormikesi. Loomulikult seda neid müüakse ka Prismas, et aga need saavad ruttu otsa, sest Tartus on ikkagi umbes 500 soomlast. Aga kuidas päkapikkudega seal Karjala kandis on, kas käivad akna taga? Nad ei käi ja see ongi väga kurb. See on ja hästi huvitav, et Eestis on see komme, meil on kuidagi niimoodi väga välja valitud, et meil ikkagi käib peaaegu iga akna taga, peaaegu iga õhtu keegi, aga kuidas teil seal siis need kombed on, kas midagi lastele tuleb ja toimub ka enne seda, kui jõuluvana saabub? No meil on muidugi kiriku selles mõttes traditsioon või kui keegi nüüd tahab olla kriitiline, siis kiriku võim on väga suur Soomes. Et lapsed kõik klassid käivad jõulukirikus. Minul ei ole midagi olnud selle vastu kunagi, et kirikus käia. Väga ilus on jõulukiriku traditsioon. Paar päeva tagasi oli Luutsiapäev, nii et ka Rootsist on tulnud Luutsiapäeva tähistamine Soome. Aga sedasi, et Karjalas mingid, eks oma peretraditsioonid on ikka kuuse toomine, kuusk peaks olema praegu toodud, ma arvan, et nüüd on Lõunakeskuse taga viimane aeg on kuusk otsida, me tõime eile, väga midagi enam ilusat ei olnud, 3. kohast leidsime ja siis peale kuuse toomise võib-olla maa rahunemine ongi kõik. Näite korra seda Karjala raamatut ka meile. Nii, see on siis minu Karjala raamat ja selles on juttu Soomest, sellest Soome nurgast erilisest. Ja ma arvan, et aitab küll päeva vastu siin ootamatult külmas Tartu Valguskülas ja tulge siia meie klaasist võtkasse, kus on natuke soojem ja kus on päris palju igasuguseid raamatuid. Oota, ühte asja tahtsin veel öelda ikkagi, et eestlased räägivad praegu, et siin on palju lund. Kui see tundub, et on väga palju lund, siis ma ikkagi soovitaksin sõita Soome ja Saamimaale. Siis te saate aru, mis asi tähendab, kui on palju lund. See ei ole veel palju lund. No kui palju on? Kas nii kõrget lund oled näinud, nagu on need klaasputkad?
ja seal on ikka see tunne on hoopis teine, kui sul on kogu see, kui sa hommikul teed ukse lahti ja on 25 või 30 kraadi miinus külma, siis sa ei peagi duši alla minema. Ja lihtsalt, ja autoga ainus probleem on selles, et iga auto käivitub tänapäeval, aga see lukku on, see autovõti peab sul kogu aeg olema soojas, sest muidu sa ei saa kesklukustust lihtsalt lahti, sest seal on päriselt külm ja seal on päriselt lund. Nii et tegelikult ma tahakski, tulge kõik siia soojale raadioplatsile nautima lõunamaist talve. Ja eriti soe Petrone Printi putkas, hoiame ust kinni natukene, et oleks natukene soojem ja ka tulge, et siin me oleme ja et jalg kasu hoidaks see, kelle poolt sina oled ja tahad sa öelda, kellele hoida pöialt? Argentiinale täna. Teeme nii. Aitäh! Nii.